Laupäeval muutus Jõhvi Mihkli kirik kontserdisaaliks, kus esinesid Ahtme kunstide kooli õpilased ja õpetajad. Enne kontserdi algust viis preester Peeter Kaldur läbi palveteenistuse, mis pühendati 3. advendile ning noortele esitajatele. Kontserdil võis kuulda tuntuid heliloojate meloodiaid, näiteks esitati Mozarti, Bachi, Rahmaninovi ning samuti ka eestimaist kompositsiooni. Ahtme kunstide kooli direktor Jaan Unt, kes kaasas noort trompetisti, ütles, et Ahtme kunstide kooli kontserdi esitamine Jõhvi Mihkli kirikus on kooli traditsioon. Selle kirikuga on koolil loomingulised suhted, sest siin toimuvad oreli õppetunnid. Ahtme kunstide kool on tuntud koolina, kes algatas konkursi rahvusvaheline laste orelifestival. Ahtme kunstide kooli õpilased ja õpetajad esinevad juba mitmendat korda ning tundus, et seekord oli kontsert parem kui kunagi varem. Mõnel inimesel võivad väikesed kahtlused tekkida, et kirik muutub kontserdisaaliks, koht, kus viiakse läbi palveteenistust, kuid kontserdil kõlas kõrgklassiline klassika, mida võiks täiesti nimetada hingemuusikaks.